Tere kõikidele Ajuloputus podcasti vaatajatele ja kuulajatele. Täna on meil külas Elektrik Harri Helisevast kodust. Tere! Tere! Ja täna me hakkame rääkima siis millest täpsemalt? EMF kiirgustest, elektrist? Ehk elektromagnetväljadest või elektromagnetkiirgusest. Aha. Ma arvan, et paljud on kuulnud seda, aga päriselt ikkagi ei saa aru, no mis see siis on, et meil Wi-Fi töötab on ja mikrolaine ahi, aga kuidas need meie tervist mõjutavad, mis need päriselt teevad, millega neid mõõdetakse. Alustame algusest. Millega sina igapäevaselt tegeled? Mina olen ise elektrik erialalt, et kui ma räägin tervise teemadest, ma ei ole arst. Aga mina saan kasutada ka väga palju erinevaid teadustöid ja uuringuid. Me siin laua peal kõik olemas PubMedid ja printisin välja ja hiljuti ma tegin ise ühe intervjuu Olle Johansson Rootsist, kes on pea 50 aastat inimesi teavitanud elektromagnetteemadel ja ta on ise teadlane, ise teeb uuringuid, et Heliseva kodu YouTube kanalil on see intervjuu olemas. Ja võib-olla alustaks, et see teema ei ole mingi vandenõu, ega lamemaa, mis iganes, tegu on füüsikaga, matemaatikaga. Et printisin enda jaoks siin välja, et meil on olemas Euroopa Parlamendi elektromagnetväljade võimalikud ohud ja mõju keskkonnale aastast, siin aastat ei ole, aga vist oli 2011, resolutsioon 815. Juba. Ja siin on siis erinevaid punkte ja siit ma kriipsutasin alla. Et ühesõnaga, siin on kõik siis ettevaatusabinõud, et me peaksime kiirguseid vähendama lasteaedades, kodudes. Mis need põhiasjad on, mis seda kiirgust meile tänapäeval siin lasteaedades, kodudes, kontorites annavad? Põhiline on elektrisüsteem. Aha. Sest iga elektrikaabel, selle ümber tekib väli ja vabas õhus kuni isegi 1 meetri kaugusele. Aga kui ta on seina sees, siis väli läheb natuke väiksemaks, aga see kõik oleneb ja seda saab mõõtmistega teada. Et mina ise ütlen, et elektrisüsteem on number 1 ja siis tuleb nutitelefon ja siis tulevad Wi-Fid, tugijaamad, mobiilmastid ja nii edasi. No mis sa ütled nüüd nendele inimestele, kes magavad telefon padja all või voodi kõrval, laeb telefon samal ajal öösel, kui ta magab on ju? Ei ole mõistlik sedasi teha. Ma võin ka siin, võtamegi kohe siis selle telefoni, milleta nüüd ei suudeta enam elada. Ja juba lapsed, mis on täiesti omaette teema. Et kui telefon laeb, siis mina ütlen, et ärge kasutage üldse telefoni ja puutuge ka telefoni, kui telefon laeb. Ehk et siis see kiirgus on nagu topelt suurem samal ajal, kui ta laeb, jah? Et siin toimub selline asi, et kui ma rääkisin elektrisüsteemist, kaabli ümber, see sama elektrisüsteemi kiirgus kandub mööda seda juhet edasi telefoni. Et ma saan siin kohe teha ühe näite. Ja siis hoiad seda käes ja siis oled ise ka laetud. Nüüd meil on kõlariga ühendatud, jah? Et sellest põrinast räägin ma hiljem. Et telefon teeb meil madalsagedus, selleni ma ei jõudnudki veel, et meil on siis kõrgsagedus, madalsagedus. Et ja nüüd kui ei lae? Praegu telefon ei lae. Aha, praegu ei lae. Nii. Ma panen telefoni laadima. Et jäi kuulda see põrin ossa. See on ikka topelt. Ja sellel põhjusel, kui sina ajad käes, kogu see kiirguslaeng tuleb kehasse meil. Ja mis siis juhtub? Ära sa ei sure kohe. Kohe. Et
et kiirguste kohta öeldakse, et on see ajas akumuleeruv, kuhjub sul asi organismi. Kuhjub ja sealt siis kellel mis probleemid võivad tekkida. Ma loodan, et kõik kuulsid praegu seda, kui telefon ei laadinud ja kui ta siis laadis, mis helise vahe oli, on ju, põrina vahe. Lisaks sellele on selline heli siis ja nüüd, kui ma ekraani muudan, see heli kutsutakse PDA ehk Personal Digital Assistant. Tegelikult see telefon on meil personaalne digitaalne aitaja, abistaja, assistent. On selline nimi. Ja kuna siin sees on elektroonika, kogu aeg midagi toimub, liigub, siis see on madalsageduslik kiirgus, mida teeb telefon kogu aeg. Isegi kui SIM-kaardi võtad välja, see ei ole seotud nüüd mobiilmastidega, seda teeb telefon kogu aeg. Isegi kui on airplane ehk et selle lennu isegi siis ainult välja lülitad, siis kaob see põrin ära. Et see on kogu aeg ja sellepärast ei tasu telefoni siia panna, püksitasu padja alla. No selle kohta on ka juba ammu ju uuringud, et kui mehed kannavad, naised kannavad telefoni kuskil püksitaskus, kuidas see meie viljakust ja kõike mõjutab. Aga ühesõnaga isegi siis lennurežiimile pannes ei tasu telefoni magamistoas hoida? Absoluutselt mitte. Seda ma olen hästi palju kuulnud, et kõik saame aru, et kui telefon töötab, kuidas ta meile mõjub on ja siis aga paneme lennurežiimile, siis on kõik okei. Aga tegelikult ei ole? Ei ole, et siin on nagu selline teema, et kui me võtame nüüd siis tänapäeva lapsed, kes on täielikult nutinarkomaanid kahjuks ja nendel on komme, nad laevad telefoni voodi juures või padja all, neil on sisse lülitatud andmeside, mis on siis internetisad, mis see on seotud nüüd tugijaamadega, mobiilmastidega. Kui sul on veel Wi-Fi sees, see on eraldi, pluss Bluetooth. Eraldi. Et sa saad siin siis Wi-Fi kiirgus, Bluetooth, andmeside. Need on kõik eraldi veel, jah? Need on kõrgsageduslikud kiirgused eraldi, pluss madalsagedus, see põrin, ja kui telefon veel laeb, siis on 5 erinevat sageduste kiirgust. Et tegelikult on see asi ikka päris hull, jah. Nii et kui kasutada, siis vali nagu mida sa kasutad, jah, et vaata, et sul oleks nagu Bluetooth kinni ja kui sa kasutad Wi-Fi't, ole ainult Wi-Fi's või 4G, siis ole ainult 4G's, on jah? Jah, see on täpselt nagu, kui sa tuled tuppa, sa pead tule põlema, sa lähed ära, sa lülitad tule välja. Et näiteks siis andmeside puhul sa lülitad välja, kui sa ei kasuta internet. Et nagu sama loogika. Mõistlik. Ja telefoni kasutusjuhendis, sa tead, mis on kirjas. Ma olen näinud, jah. et seal on selgelt kirjas, et hoida telefon kehast kaugem, mitte peast, kehast. Ja ma mõtlen nüüd, kui vastad kõnele siin samas aju juures. Me kasutame valesti, jah. Ja sellega ma rääkisin ka professoriga sel teemal. Ja ta ütles, et juba päris ammu oli, ma praegu täpselt ei mäleta, aga Nokiaga ja Ericssoniga olid aastaid tagasi vaidlused, et need telefonid ju kirgavad. Et mis on teie lahendus, et kas te võtate vastutuse ja mis on teie lahendus, et me peame seda kiirgust alla saama. Ja nende lahendus oligi see, et pandi siia juriidiline disclaimer, hoiage heast eemal. Seda ma isegi kuskil iPhone'i settingsite kaudu saad minna sinna settingsite juurde ja lugeda sealt ilusasti, et hoida kehast eemal ja kiirgab niimoodi. Ja see on, et see on telefoni pandud, see ongi juriidiline vabastus. Et kui kellelgi mingi probleem, jah, et ütleme kohtus annad, kohtujuhtumeid on ka tegelikult ka. Et inimesed on Itaalias, see oli tugijaamadega seotud. No ühesõnaga, kui sa lähed kohtusse, annad kohtusse ja siis vastasjurist küsib, et kuidas sa hoidsid, siis sa võtad niimoodi kätte ja näitad niimoodi, siis ütleb kõik, kohus on läbi. Sa ei ole õieti kasuta. Appi. Et telefoni
nutihügieen, seda ei räägita absoluutselt. Koolis nüüd natuke räägitakse, et keelame tunni ajal ära ja midagi keelamisest, aga tegelikult ei räägita ju ja sotsiaalmeediast, see on täiesti teine see on täiesti teine teema. Mis see telefon teeb? 5 erinevat kiirgust, kui sul on seal kõik sisse lülitatud lapsele. Koolis tunni ajal keelame ära, aga siis see laps hoiab seda telefon ikka taskus. Jaa, siis telefon taskus. Sellega tulebki meelde, et mingi aeg tagasi käisin ühel mingil üritusel, kus siis saalid istmed olid niimoodi, läksid. Mina istusin üleval ja siin istus üks isa, et kõrval oli siis mingi 4-aastane laps. Ja siis üritus algas, mina nägin niimoodi alla. Siis 4-aastane, tema ei tea, mis seal toimub. Karjub, telefon visati kohe kätte. Siis ta mängis seal 2 tundi ja ta hoidis telefoni veel siin kõhu juures ja ega see teda rahulikuks ei teinud. Siis ta lõugas selle edasi. et see telefoni nutihügieen, et teadlik kasutamine. Aga kas siin nagu on mingi vahe ka, et on sul nuppudega telefon või siis nüüd see mingi kõige uuem puutetundlik telefon, et kas nad kiirgavad kuidagi erinevalt, on üks... Vaata, kui telefonil ei ole seda personal digital assistant, nuputelefonil ei ole, siis seda ühte madalat sagedust ei ole. Et juba saad vältida. Ja kui sul internet ei ole, siis on ka. Aga telefoni kõne ajal just, siis tekib see kiirgusfoon. Aga paned valju hääldi peale, lükkad hästi kaugele laua peale, see on parem variant. Mina räägin kogu aeg niimoodi, ma hoian veel isegi siit niimoodi kinni. Et jumala eest telefoni ei puutuks. Lihtsalt sa saad, mina räägin endast, harjutada, et on kogu aeg kaugemal. Ja telefoni on võimalik ka internet saada sellise adapteriga. Aha. Et ei ostagi siit tuleb interneti juhe sisse, võtad ka wifi lülitad välja, sealt juhtme siia panna ja sellised siia panna ja siis on lennurežiimil ja nii internet näiteks sees. Nii et on ikkagi lahendusi enda kaitsmiseks, jah? Jah. Natuke paremateks valikuteks. Paremateks valikuteks võib-olla jah, et telefon on tänapäeval üsna keeruline teema. Pluss siis laste puhul on 5 kiirgust ja psühholoogiline taandareng äkki. Sest selle kohta on ka tänapäeval väga palju raamatuid. Neil ei olegi kuhugi areneda, et see taandareng saaks tekkida, kui juba seal vankris antakse see telefon kätte, et kus ta siis areneb üldse? Jah, ma olen näinud videosid, kus mingi mõne kuusele on antud ja siis, kui ta magama jääb, magab, siis ta tõmbleb niimoodi. Siis tal kohe siin on kõik sassis, et psühholoogiline on, mina ütlen niimoodi, et maailm, koroona muutis meile seda maailma väga palju, aga maailm muutus siis, kui tulid need. Ja see maailm on... Mis aastal see oli? 2008, 2009, midagi sellist. Mina mäletan, ma olin siuke 2., 3. klass, siis tuli esimene see Nokia mingi puutetundlikud telefonid ja asjad seal. Ma mõtlen just, kui internet sai sisse ja sa said hakata seal scrollima ja surfama ja... 10, 11, 12, midagi sellist. Et see muutis maailma niimoodi, et me ei saa isegi aru, mis muutud. No meie maailm nüüd ongi seal telefoni sees. Kõik on siin, jah. Et... Aga räägi veel, mis need... muud kiirguse allikad, me rääksime, et on juhtmed, elektrisüsteem, siis on ja telefon, muidugi wifi-d, mikrolaineahjud asjad, et seal on ju mikrolainuuni juures on ka hoiatus, et pead seisma mingi 1-2 meetri kaugusel, et kui see mikrolaineahi töötab, on ju. Praegu mul tuli meelde, et kui siin on kirjas hoia kehast eemale, mis on põhjusega sinna pandud, siis kas sa tead, et ka läpaka kasutusjuhendil on hoida kehast eemal, laua peal, nurga all, mitte kõhu peal. Voodis pikali kõhu peal, jah. See on, läpakatel on samamoodi kasutusjuhend olemas. Ja siis on samamoodi hullem, kui ta muidugi laeb samal ajal, on ju? Jah, see nüüd oleneb, kas on maandatud või ei ole. Aga jah, kodus mina tegelengi, nagu ma olen elektrik, aga ma töötasin 15 aastat naftaplatvormidel nende varjastatud süsteemidega. See tähendabki, et on varjastatud kaablid.
see põhimõtteliselt tähendab seda, et see kiirgus, see väli, mis kaablite ümber tekib, see varje ei lase selle kiirgusel välja tulla. Et ta jääb sinna sisse. Naftaplatvormidel on see mõte selles, et seal on palju kaableid, elektroonikaseadmeid, kiirgused väljad lähevad nii tugevaks, et kõik hakkavad üksteist segama ja süsteemid ei saa töötada. See on, siis tehakse EMC süsteem. Ja see professor ütleski huvitavalt, et meil on olemas nagu kaitse elektroonikaseadmetele ja ka, aga inimestele. Et kus on inimeste EMC? Et meie oleme ka baastasandil ju elekter. Ja. Energia. Iga mõte on elekter, iga liigutus, elekter. Kus elekter tuleb, äkki süda on generaator. Aga see elekter, mis meis on loomulik. Nüüd ongi see vahe. Elektrisüsteem, kõik, mis on elektriga seotud, see on tehislik. See on vahelduv vool, on kaablis ja siit need internetilained on vahelduvad lained. Seda looduses ei esine. Et see ongi see vahe, milles ka minul väga paljudega, kes tulevad muga vaidlema, et meil on kiirgused igal pool. No muidugi meil on siin magnetväli, aga see ei ole see, et kui teemasse süveneda, siis sa saad aru, et see vahetab poolust. See loodus on meil täiesti võõras. Ja sellest ka see Olle Johansson, võite vaadata järgi, et tema rääkis nagu selle teemal väga huvitavalt. Nii põnev. Ja siis ühesõnaga need kõik kuhjuvad meil siin organismis ja tekitavad erinevaid terviseprobleeme. Ma kusjuures nägin keegi Ameerikast, mõtles mingi pundi inimesi kokku, kes olid nüüd Tesla autot pikemal perioodil nagu kasutanud, aasta-paar, ja kuidas nad hakkasid siis kaebama erinevate terviseprobleemide üle, sest nad põhimõtteliselt ju, kui sa autoga sõidad seal Teslas, siis oled seal mikrolaine ahjus terve aeg. Ja oligi mingid migreenid ja väsimused ja sellised terviseprobleemid hakkasid inimestel, juuksed kukkusid välja ja kui selle auto välja vahetasid, siis hakkasid terviseprobleemid taanduma. Ja see võib täitsa olla. Mul üks inimene pakkus oma Teslat mõõta, aga ma ei ole veel jõudnud. Kui põnev. Et kui ma saan selle ära teha, siis ma teen video. Tee video selle kohta. Et Teslas on, jah, mis on nüüd tavaauto ja elektriauto auto vahe, ongi see, et meie diislil või bensiinil meil on generaator, mis on alternaator. Vaata, see laeb tagasi akut, kui rihmaga käib ringi. See on vahelduv vool. See on sama see tehis elektrik. Aga akusüsteem on DC. Et minu teada Teslas ei tohiks olla vahelduvat voolu. Et selles mõttes nagu on ta parem. Aga ma ei oska öelda, kui kõrgele see magnetväli tekib seal kindlasti akudest ja pluss siis, kui palju antenne on seal igasuguseid. Teslas endas, ta suhtleb, isesõitvad autod ju suhtlevad mastidega. Kas mõtlen, et inimene läheb autost välja, ütleb autole pargi ennast külgboksi nüüd ja siis auto ise pargib, vaata, et see päris... Neil on ka andurid külgede peal, aga jah, nad ju hästi palju, see kõik, mis mastidega toimub, see on mikrolaine kiirgus. See jääb sinna spektrisse. Ja 5G-l on siis selline asi nagu millimeeterlaine, mis on hüpe hästi kõrgele sagedusele. Ja kui autos on juba see millimeeterlaine antennid, siis see asi on ikka päris hull. Aga ma ei ole saanud veel mõtta. Ta põnevaks, kui sa selle video ära teed, siis saame teada. Aga räägigi natukene, mis meil siin kõik taustal nüüd on, mingid eri masinad, millega saab mõõta, numbrid käivad, mis sa nendega teed? Need on siis minu põhitööriistad, et kodus kõige hästi oluline on, mida väiksem on meil kiirgusfoon, seda parem. Ja see Olle Johansson ütlebki, inimene peab magama ainult loomulikul väljadel. See on meie normaalne keskkond. See aparaat, sellega saab mõõta siis kõrgsagedust, mis on mobiilmastid, tugijaamad, wifi'd, kõik. Need antenne saab vahetada, siis sagedus on hästi palju, erinevaid. Ja see on siis madalamaks sageduseks, mis on seotud kõik elektrisüsteemiga. Et need aparaadid peavad olema väga täpsed ja kalibreeritud, sest vastasel juhul sa saad valed
mõõtetulemused. Just mõtlen, neid ju müüakse, mingisuguseid mõõteseadmeid kuskil AliExpressis ja Amazonis, et inimene saab ise tellida, siis vaatab ja mõõdab, see ei ole päris see asi. Absoluutselt mitte, et ma olen ise võrdlenud ja et need odavad 100 eurot kuni 500 eurot ja rohkemgi kahjuks nad ei tee oma tööd ära. Ikkagi peab õige asi olema. Ei soovita jah, raha raisata. Kutsu Harri külla ja siis saad teada õiged numbrid. Ja see siis mõõdab kõrgeid, see madalaid, jah? Jah, see. Ja see on oscilloskoop, kes elektriga teavad, et see näitab siis signaali kujusid, aken nagu siis signaalide dimensiooni. Aha. See on elektroonikas hästi palju kasutatakse. Okay. Ja siis on selline asi veel, sellega saab nüüd, ma ennem juba mainisin, millimeetre laineid. Aha, need on need pahalased siis, jah? No, jah, elektromagnetlained on nad kõik, aga lihtsalt sagedused on erinevad ja ei ole sellist universaalset antenni, mis nagu võtaks kogu spektrit. Et iga mingi laine ja sageduse ja eri asjade jaoks on eri atribuudid, jah? Ma ei printinud välja, aga kui me saame pärast näidata, et hästi oluline on mõista, mis on siis elektromagnetspektrum. Et hakkab 0 hertz ja kuni äkki meil 300 gigahertsi. Ja sinna vahele jääb siis 50 hertsi, siis kõik muud asjad, Wi-Fi 2,4 gigahertsi ja siis hüppeliselt läheb 20 gigahertsi peale siis millimeeterlaine ja üles ja 6G tuleb veel kõrge. Et jah, et lihtsalt on vaja erinevaid aparaate, et neid sagedusi tuvastada. Ja kui me juba räägime siis, kes ei ole kuulnud, siis Wi-Fi tulistamine on selline, seal nurgas on. Siin nurgas on meil ruuter, jah? Et sellist häält. Ja see, kui sa magad ruuter magamistoas või midagi, siis see käib sul terve aeg siin kehast läbi, jah? Jah. Nii. Millega inimesed veel, kui sa käid inimestel kodudes, sa mõõdad seal need asjad ära, mis need põhiteemad nagu on, et kust neil see kiirgus tuleb? Ma nägin, mingi postitus sul oli, sa panite mingi kardina sinna ette, mis siis blokeeris nagu kuskilt väljapoolt tulevaid mingeid kiirgusi ja asju. Räägi natuke sellest. Jah, et kui ma kodus mõõdan, siis alustan elektrisüsteemist. Magamistuba on kõige tähtsam, et seal ei oleks meil ju tehiskiirgust. Võtan tänapäeval on hästi popp ehitada nagu see voodi ja siis panna sinna voodi pead siis nagu need LED-lambid ja kõik sellised süsteemid, telefoni laadimisaugud ja kõik. See on popp jah, aga see on kõige õudsem asi, mis üldse teha saab. Lülitage välja. Aga välja lülitamisest vist ei piisa ainult, jah? LED-ribas on võimalik teha tehniline lahendus, et ei kiirgaks. Sa oskad seda? Jah, et ühesõnaga kodus on hästi palju võimalik teha, nii korteris kui oma majas, et kiirgusid alla saada. Ja kodus alustangi magamistubadest, elektrisüsteemi kiirgus ja siis kõrgsagedus. Ja see kaardin, mis sa rääkisid, ma ei soovita kellelgi ise osta ja teha. Pannakse ka fooliumid seina sisse. Et iga varjastusetapp, mis sa teed, tuleb mõõta kohe, et sa võid tekitada olukorra, kus sul läheb hullemaks. Et see nagu koguneb siis sisse? Kiirgused hakkavad peegelduma, kui me räägime kõrgsagedusteks. Ja võib tekkida olukord, et sa teed hullemaks. Nii et ise ärge midagi tehke, kutsuge Harri. Kui sul on profimõõtjad olemas, ikka saab teha, aga lihtsalt seda peab monitoorima, jälgima, sest ma olen käinud mitmetes kodudes, kus keegi kunagi soovitas, et pane foolium igal poole seintesse. Aga foolium teeb seda, et siis elektrikaablitest elektriväli sel kordades läheb suuremaks. Nii et tahad head teha, aga teed hoopis hullemaks. Võib kinni võtta mõne mobiilmasti kiirgus, aga teine kiirgus, madalam kiirgus läheb suuremaks. Et seal peab kogu aeg jälgima profimõõdikutega. Jah, sest kui sa tavalistega teed, siis sa saad lihtsalt valed tulemused.
Mis need väljapoolt tulevad kiirgused veel on, mis võivad tulla, ma olen kuulnud, et need tuulikud pidid midagi seal meile tegema, et need kuhjuvad meil tubadesse ja seda sa ei ole veel uurinud? Olen küll. Oled? No? Ma tegin ise ühe intervjuu Bulgaaria ühe infraheli uurijaga või teadlasega, kes on aastaid sellega tegelenud, et see tuulikute infraheli, sa tead, see on see lööklaine. Et tegin temaga puhttehnilisest huvist. Ja siis ta rääkis, et jah, et see infraheli võib põhjustada päris palju hädasid inimestel. Oleneb nüüd, kui kaugel on tuulik, et meil tahetakse panna liiga lähedale. Aga ma kuulsin just siukest juttu, et see, kui sa seisad seal tuuliku lähedal, siis see ei olegi nii hull, vaid et kui sa oled sellest tuulikust kaugemal, siis see läheb nagu hullemaks. See võib olla seotud sellega, et kui need lööklained lähevad kokku, siis need võivad tekitada suurem laine. Aga minu enda nagu seisukoht on see, et ütleme nüüd, kui sul on kodus madalsageduskiirgus elektrisüsteemist ja nüüd pannakse tuulik 2 kilomeetri kaugusele, kust hakkab tulema infraheli, koos mõjudest üldse ei räägita. Pole ühtegi uuringutki, mina ei ole veel leidnud. See on sama nagu meil toidus e-ainetega on ja, et on tehtud uuringud juba näe, mis üks teeb, teine teeb, aga kui meil on toidus mingi 10 tükki korraga, mis need koos sul organismis teevad on ja. Aga selle peale sulle öeldakse natukene. Ja. Natuke hommikusöögist, natuke lõunast, natuke õhtuks ja siis ongi nagu suur port. Selle natukese peale ma ütlengi, et jah, näiteks toidutehnoloog, kui sa ütled, et see on ju mürk, aga seda on ju natukene. Ja siis, aga siis ongi natuke siin. Inimorganismile selles koguses on okei. Aga asi on ju selles, et natuke sellest toidus ja natuke sellest toidus ja siis sa sööd iga päev aastast aastasse, sellest natukesest saab palju. Ja kiirguste puhul ongi sama. Sa oled kogu aeg nende sees, see mõjutab keha raku tasandini välja, isegi on teadusuuringuid DNA kahjustusteni. No see on ju loogiline, kui sa hakkad mõtlema, et no. Aga meil nagu näha ühiskond väga terve ei ole. Mõeldagi see, kus mul järsku migreen tekib või kus mul järsku see tervise probleem tekib, ise olen jumala terve on ja kes vaatad telefonis ja arvuti. Ega ma ei ütle midagi, eks neid psühhosomaatilisi asju on ka kindlasti. Aga kiirguste puhul jah, et oma kodus on väga palju saab teha. Mis veel näiteks teha saab? Näiteks korterite puhul räägitakse, et seal nagu väga ei anna teha midagi. No, ise võid teha, aga siis on naaber üleval ja kõrval ja all ja sealt ikka kiirgab. Kus ongi loogika, et jah, naabril on ju kaablid aga ma praegu just tegelengi ühe korteriga, et ennem tegemist, kui renoveerima hakata, saab teha katsetused, kas sellel on tulemust või ei ole. Et praegu ühes korteris me saame suht nullilähedused tulemust. Opa. Aga ennem peab alati mõõtma ja siis lahendus, et see on nagu see 7 korda mõõda, 1 kord lõika. Midagi sellist. Aga tulles tagasi nüüd nende juurde, mis need numbrid siin jooksevad, 20, 17, mis see näitab? Praegu selle antenniga me mõõdame vahemikku 100 kilohertsi kuni 6 gigahertsi. Et see on üsna lai kõrgsage, siia jääb ka mikrolaine kiirguse vahemik. Selle mõõtja järgi, nüüd me vist peaksime piirnormidest rääkima, et mis meil see piirnorm on. Selle meil Eestis on 61 volti meetri kohta. Ja siis kui number seal on 61, siis on juba jama või? Siis on tegelikult väga hull. Normid on ikka natukene lakke pandud. Ja? Mina kasutan saksa ehitusbioloogide suuniseid, kus siis selle mõõtja järgi alla 0,6 peab kindlasti jääma. 0,6. Ja magamiskohtadel 0,3 ja alla selle. No siis on päris hästi praegu. Aga nüüd ma tahakski rääkida sellest, meil on siis need piirnormid. See 61 volti meetri kohta on... Oota, ja see nüüd on siis see sagad, mis kuskilt tuleb mastidest või? Mastidest, kõik juhtme vaba, mitte juhtmetest. Et meil on määrus aastast 2002
ja siin mõned aastad tagasi Sotsiaalministeerium tellis uuringu Tallinna Tehnikaülikooli teadlastelt seoses 4G ja 5G teemadega. Ja seal tulidki siis soovitused, et see 61 tuua 6 peale. Ja ka, et Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste soovitused, et mis täpselt ei mäleta, aga et ka lasteaedades wifi'd kaotada, koolides wifi'd, siis milleks üldse on lasteaedades wifi'd vaja? Kasvatajatele scrollimiseks. See üldteema oligi, et kiirgused allapoole tuua. Mina ütlen isegi see 6 voltimeetri kohta on palju. Ja kus see tuleb? See tuleb, see määrus on ICNIRP, on selline organisatsioon. Ja nad kasutavad siis selle ICNIRP-i nii-öelda suunist, kust see 61 tuleb. See on nii suur. Aga mina leidsin või üks tuttav ütles, et uuri. ICNIRP-il on oma kodulehekülje peal vastutusest loobumine ehk disclaimer. Et see määrus, mis meil nüüd on, see, kes on selle väljastanud, kirjutab oma kodulehekülje peal väga ilusti, et absoluutselt me ei vastuta mitte millegi eest. Ja siin on üks huvitav, et meie veebisaidilt võib sisaldada linke kolmandate isikute veebisaitidele, nende enda. Ja siis, aga me ei toeta neid ja nende arvamusi ega nende tooteid ja ühesõnaga see on siuke pudru ja kapsad. Ja siis meil kasutatakse siukse organisatsiooni juhist. Nad ei vastuta mitte millegi eest. Aga siis liigume kohe, et inimesed saavad ise ka uurida. On olemas üks hästi mahukas dokument. Europeam 2016 pärast panna on. Ja. Et see on siis nüüd kokku pandud erinevate teadlaste ja arstide poolt. Et see on päris mahukas. Siin on kõik räägib tervisemõjudest ja see on kokku pandud üle 300 erineva teadusuuringu. On võetud siis niimoodi veel kokku. Ja siin on samamoodi, et see 61 voltimeetri kohta peaks olema, siin on isegi veel vähem, 0,1. Et meil Eestis on ülikõrged piirnormid ja mis praegu Sotsiaalministeerium teeb. Erinevad. Aga me ei ole kuulnud mitte midagi, et kas nad nüüd siis võtavad teadlaste soovitusi kuulda. Praegu on vaikus. 2022 tehti see uuring. Aga mis see põhinumber on, mis sa seda eri kodudes näed? See on väga erinev. Iga kodu majapidamine on väga erinev. See siis oleneb, et kus need mastid asuvad ja? Kus mastid asuvad. Ja muidugi ärge unustage, et see kui selle me natuke kiiritan, et mis on kõige kõrgem number, mis sa näinud oled? Näe, kohe tõusis seal. Ja, kohe tõuseb, kui ma hakkan näpp. Ossa. Aga ma tahtsingi nüüd näidata, et kui mul on, kui nüüd telefon laeb üles ja alla, siis on tal see kõige suurem kiirgusfoon. Ja miks peaks siis andmeside ikkagi väljas olema, kui sa ei kasuta? Et praegu ma panen siis telefoni täis võimsusele. Null 0,2 sai 25. See on väga palju. Aga mis see kõige kõrgem number? Nüüd ongi huvitav see, et me ei kuule, me ei näe, me ei tunne lõhna, pole olemas, aga on olemas. Vandenõud teooria. Et need ongi kõige salakavalamad asjad, mis kui sa ei tunneta, tegelikult on inimesi, kes ütlevad, et nemad tunnevad. Mis need sümptomid on siis põhilised? Mingid peavalud, pinged? On räägitud sellest, et juba ammu, kuidas see avastati, oli see, kuidas see naha peal on, tuleb see dermatiit.
Mingid lööbed ja ekseemid ja? Jah, et see oli, juba ammu avastati, et ka kiirgus põhjustas seda. Seda ma ei teadnud. Sellest räägib see professor. Väga palju, võite uurida Olle Johanson. Aga mis see kõige kõrgem number on, mis sa näinud oled selle peal kuskil korteris kodus? Kõige kõrgem oli üldse 2G telefon. 2G? Jah, mis oli 2G võrgus nuputelefon ja tuli 61 ära tavakõnega. Ma just mõtlesin, et see nupuga kõige vanem on kõige parem. Aga ma ei mäleta, see oli vist Soome võrgus ka. Et mingil põhjusel oli tal jah nii tugev. Aga jah, kodudes peaks jääma magamiskohtades alla 0,3 selle järgi. Ja võime ka lasta selle aparaadiga, et siis... Mis see mikrolaine? See mõõdab siis spektrumi kõrgemat poolt. Mikrolaine on ta ja sinna jääb palju erinevaid sagedusi. Et lihtsalt paneb natuke häält, saab sellega ei kuuleme häält, aga see nagu... Tavakõrvaga sa ei kuule siukest asja. Seda on veel vähe. Et see on see elektromagnetiline müra, mis on igal pool meie ümber. On sul endal kodus mikrolaineahi? Ei ole. Mis sa oma kodus teinud oled? Nagu muutnud? Nad ütlesid, et mikrokat ei ole, on ju, telefoniga sa lülitad kõik välja, on ju. Kas sa oled mingid asju veel välja vahetanud? Ja, no elektrikaablit saab välja vahetada. See on, elektrikaabli ongi see, et kui sa saad siin reguleerida, hoiad kaugemal, lülitad kõik välja, kaablit ei lülita välja. Vajadusel lülitad, elekter on ju 24/7. Et siis selle vastu aitabki varjastatud kaabel, need kaablid saab välja vahetada ja siis saab panna pistiku, seal kus sul pistiku pesa on lülitid, need doosid, mis sinna sisse lähevad, on varjastatud doosid. Magamiskohtadele saab panna luuk pistiku pesa, et see on selline luugiga, et vajutad nuppu, tuleb pistiku pesa lahti ja siis paned kinni. Ja siis sealt ei tule kiirgust. Nüüd oleneb kõrgsagedusest, et seinu, mis tuleb mastidest, seinu on siis võimalik värvida. Mõnikord olenevad siis fooliumi kasutada, aga seda peab kogu aeg kontrollima. Ehk et on suur vahe, kas sul on valget värvisein või musta värvisein või? Mis võttes värvida? See on spetsiaalne värv. See on elektrit juhtiv värv. Kui põnev. Et nagu, kui on probleem, siis kiirguste probleemil on lahendused olemas. Meil on palju probleeme, aga lahendusi ei ole. Ja kui sa poliitikule annad probleemi lahendada, siis ta teeb selle 10 kordseks. Et kiirguste puhul on hästi palju lahendusi. Saab kodu muuta võimalikult loodusele lähedaseks. Et see professor Johanson ütlebki, et inimene peab magama ainult loomulikel väljadel. Ja kui me räägime nüüd loomulikest väljadest, siis on... Kõige parem on õues muru peal magada. Siis ei, see on hea, jah. Et lihtsalt võrdluseks, et võrreldes nüüd selle 61, mis meil on lubatud mikrolaine kõrgsageduslikku kiirgust, mis on tehislik, ja meil on olemas see naturaalne kosmiline background kiirgus. Selle vahe on, kui on 61, on see, mis on meil lubatud tehislikku, ja kosmiline on 0,0000006, et see on nii väike, et põhimõtteliselt... Need ei anna võrreldagi oma vahel. Ei annagi võrrelda. Et loodame, et see Siseministeeriumi võtavad kuulda, aga väga ei usu. Eks aeg näitab. Oota, aga me rääkisime sellest masinast, mis võttis nüüd neid kõrgemaid, ja? Aga madalamad. See on siis see, mis tuleb nüüd meil... Elektrisüsteemist. Süsteemist. Aha. Ja sellega, kuidas mõõtmine käib? Elektrisüsteemi puhul me mõõdame 2 välja. On elektriväli ja magnetväli.
sellega saab siis mõlemat mõõta. Magnetväli tekib meil siis, kui on voolutarbimus. Kui sa paned mingi asja järgi, siis tekib kaabli ümber magnetväli ja selle asja ümber. Kui sa käima ei pane seda seadet, siis kaablis on ainult elektriväli, mis on kogu aeg. Nii et ei tasu mingeid juhtmeid niisama kuskil seinas kunagi hoida, jah? Jah, igatahes vanasti oli see komme küll, et kui telekat ei vaadata, tõmmati kohe tepstist välja, nüüd on kõik asjad sees. Kogu aeg sees. Tegelikult saab kõik välja tõmmata. Ja kui me räägime nüüd madalsagedus, elektrisüsteemi madalsagedusest, siis meil on olemas aastast, mis ta siin on, 2002 on IARC ja WHO üks dokument, et see madalsagedus magnetväli, mis on elektrisüsteemis, et see võib põhjustada lastel leukeemia riski tõusu. Et meil on olemas, et seda on uuritud ja mingilt gruppidel, kui lapsed on rohkem selle sees, siis see leukeemia risk oli suurem. No, ma usun isiklikult, et see leukeemia ei ole nagu ainus terviseprobleem, mis sealt tuleb. Ja kõrgsageduse puhul on meil ka ametlik dokument WHO-lt juba aastast 2011, et on klassifitseeritud see kõrgsagedus, kõik lained, mikrolained ja raadiolained, et võimalik 2B kantserogeen. Praegu tegeletakse tegelikult ka sellega, et ära muuta see mitte võimalik, vaid on. Ja põhjustab siis gliooma. Ehk siis see peaks olema ajuga seotud ajuvärk. Et kõik ametlikud dokumendid on tegelikult olemas kiirguste kohta, kus hoiatatakse, räägitakse sel teemal. Telefonid ise hoiatavad. Aga aktuaalsene kaamera sellest ei räägi. No siis peamegi meie siin praegu rääkima ja inimesi mõtlema panema. Miks ma just panema. need dokumendid välja toon, ongi, et et see siin et see ei ole mingi vandenõu, on ju? See ei ole vandenõu, see on teadus. Ja siis meil on tööinspektsioon olemas, kus on siis kõik ilusti välja toodud ja mõjud, et töökohtadel peaks ka tegelikult jälgima, aga muidugi ei jälgita. Just tahtsin küsida, aga jälgitakse või? Aga ei jälgita, aga saab kontorid ka teha. Et kontorites on ka võimalik varjastatud pikendused. On siin kutsutud kontoritesse niimoodi parandama? Ikka, olen teinud. Et saab teha. Üleskutse kõikidele tööandjatele. Tehke töötajate keskkond turvaliseks. Jah, eks siin on inimese valik. Et kas ta teadvustab või ei teadvusta. Aga kui inimene elabki siis nüüd korteris näiteks ja tal on seal mingid madalad ja kõrged ja kõike korraga ja ta ei saagi midagi teha, sest et kõrvalnaaber, ülevalnaaber, allnaaber, kaablid, asjad, mis ta teeb sellises olukorras? No saab seda värvi seinale panna ja... tuleb mõõta kõigepealt ja siis ma saan öelda, kas saab teha midagi. Aga paremaks natukene alati ikka saab, jah? Esimesed korrused on tavaliselt kõige kehvemad, sest kui sul seal all on soojussõlm, elektri ja mingid kilbid, et need on nagu kõige kehvemad. Ma mõtlesin just, mida kõrgemal elad, et seda rohkem on neid kiirgusi vaata, mis sealt mastidest tulevad. See on ka õige. All on üks probleem, üleval teine. Kõige parem on siis keskel elada või? Ei ole. Kus kõige parem on need majas? See on nii erinev. See oleneb, kuidas on näiteks kortermaja, kui paksud on seinad, kui palju on rauda kuskil kasutatud, et see on nii erinev. Pead ikkagi kohale minema, mõõtma ja siis vaatama, mis saab teha. Moodi ei ole võimalik tuvastada. Ja näiteks siin on ka sellist olukorda ette tulnud, kus inimene on andnud tagasiside, et peale, kui magamistoas panime varjastatud kaablid ja mis me seal tegime ja siis ta ütles hiljem, et tal unenäod tulid tagasi. See on kui põnev. Jah.
Mis paberid sul seal veel on, räägi? Ma praegu vaatangi, et mis ma siia panin, et ja siis muidugi väga palju räägitakse, et see kiirgus paljudel võib põhjustada sellist ajuudu. Mäluprobleemid. Mälukaotus ja depressioon. Et on olemas selline portaal nagu EMF portaal, seal peaks olema väga palju teadusuuringuid, et kui jälle inimesel on huvi ise uurida, et mina ei ole arst, ütlen veel kord, et mina lähtun sellest infost, mis on ametlik, et ei ole ka kuskilt põranda alt. Ei mõtlenud ise välja. ja ka sellest siis hästi palju räägitakse, et kuna meie aju on ju elekter, kõik on elekter, mis meil toimub, et kui see tehiselekter nüüd sekkub meie kehaga ja meie elektrisüsteemi, et tegelikult nagu loogika juba ütleb, et see ei saa ju olla, et meil on oma loomulik väli, olgu see siis bioväli, mõni ütleb aura, et nagu see pilt ongi, et kui sul oleks aura ümber ja siis muudkui aga sind ründab igalt poolt mingisugused võõrad lained, mis ei ole sinu jaoks loomulikud. Mis lõpuks saab siis? Tuleb leida lahendused, eks siis endast tuleb ka, kui on juba mingid harjumused, et telefon laeb sul, ma ei tea, öökapi peal ja... Ma tahtsingi küsida, et ütle nüüd inimestele mingid esimesed sammud, et kuidas nagu seda kiirgust enda ümber iseseisvalt nüüd kodus igaüks vähendada saaks? Number 1 on kaugus kiirgusallikast. Et kaugusega väheneb kohe kiirgusvoonid. Kui me räägime telefonist, elektrisüsteemist, näiteks voodi ongi, vaat siin on jälle vaja mõõta, et kui sul läheb voodi kõrvalt, läheb kaabel läbi seina, siis sa saad juba voodi vähe eemale. Aga võib-olla sul läheb põranda alt ka, et kuidas pandud on. Et elektrisüsteemiga saad ööseks voolu välja lülitada, näiteks katsetada. Ja korteris lähedki sinna elektrikapi juurde ja iga öö võtad kõik korgid välja. Tegelikult see ei ole ka hea lahendus, et iga öösel sisse välja plõksida. Aga saab näiteks katsetada, et näiteks nädal aega keegi, kui on mingi tervisehäda, mis iganes, et tegelikult 2 nädalat ei piisa ka, sest inimesed on nii erinevad, mõni ütleb nädalaga, tal midagi läks paremaks, teine ütleb poole aastaga, teine aasta pärast. Et ütleme, kui on mingi kõrg- või madalsageduskiirgust pikama aja jooksul juba mingi kahjustuse tekitan, siis ongi küsimus, et kaua võtab aega. Keha meil niikuinii tervendab, aga kõige, ma ei taha hirmutada, kõige kehvem informatsioon on see, et kui on mingit DNA kahjustus juba, et siis ka see tervenemisprotsess ju ei saa enam toimida, sest DNA-s on ju kõik kirjas. Aga me oleme väga tugevad ja eks keha ikka kogu aeg võitleb ja üritab. Ja kodus jah, elektrisüsteemi puhul ega väga sa pead teadma, mis teha. Aga wifi ööseks välja tõmmata? Ja neti puhul ongi, et wifi tuleb üldse välja lülitada. Ja wifi ruuteris sa saad juhtmetega võtta väljavõtted viia arvutitesse ja panna otse. Et kasutada pigem ainult seda kaabliga internetti? Ja selles Tallinna Tehnikaülikooli lõpparuandes nad ka viitasid sellele kõik, mis on võimalik juhtmetega tagasi juhtmete peale. Et inimkonnal me siis arenesime kuskile, nüüd peame natuke tagasi arenema. Nagu juhtmete peale tagasi võimalikult palju. Ja ütleme näiteks siis mingi selline olukord, et kui sa hästi palju jagatakse telefonist veel internetti, see kuum hotspot, see tekitab veel lisaks kõigele sellele juurde. Et näiteks kui on mingi selline olukord, et on vaja, võib-olla paljud tahavad filmi vaadata, näiteks kuskil metsas oled. Et siis ongi, pane telefon võimalikult kaugele, nii et see levi on läpakaga, näiteks kui tahad läpakast vaadata ja läpakas ka endast kaugel.
et kaugus. Aga mis enamus teevad? Telefon siia kõrvale, arvuti kõhu peale. Ja arvuti kõhu peal. Noh, see on näiteks esimene asi, et teadvustada kaugus. Minul on telefoni harjumus juba selline, et ma kodus enamus aast otsin, sest ma ei tea, kuhu ma ta jälle panin. Et võimalikult kaugel ära. Niimoodi, et see on siia kinni kasvanud. Mida enamus teevad? Jah, see ühiskond... Kui sa hakkad vaatama tänava peal, inimesel on kott käes, aga telefon on teises käes. See telefon ongi reaalselt siia käe külge nagu käerauaga vaata pandud. See ei lähe naljalt enam käest ära. Igaüks võib teha seda katset, et mine kuskil avaliku kohta ja vaata jälgi, kui paljudel see telefon siia kätte kasvanud on, et see on tegelikult päris hull. Jah, üks psühholoog, mäletada nime, ta ütles vist äkki, kui nüüd see tänapäeva noor elab 80 aastani, ta 20 aastat oma elus scrollib. Nii vähe, ma mõtlesin rohkem ikka. Ta võib isegi rohkem, jah, mida aeg edasi võib olla. Et see telefon on tõesti nagu käe külge kasvanud, et hakkame taanda arenema, unustame telefonid ära vaikselt ja ärme scrolli mitukümmend aastat. Ma arvan, et on võimalik teha isegi tegelikult need palju väiksemate kiirgusfoonidega saaks asju tööle panna. Aga neid tehakse siis põhjusega nii kõrgetega? No nad meile ütlevad jah, et sa saad kiiresti filmi alla tõmmata 2 minutiga, ikka 2 tundi vaatad ju kui. Noh, et kui see kiirus, et see arenguga nagu on kogu kiire, aga mina ei tea, kuhu kiire. Et sellises ühiskonnas me nüüd elame selle tehnoloogiaga. Ma ei ole tehnoloogia vastane. Mulle väga meeldib elektroonilist muusikat teha. Ma teen ise muusikat. Kunagi olin DJ ja mul on ka sain ühe plaadifirmaga lepingu. Aga praegu on mul muusika nagu unarusse jäänud. Et ma ei ole tehnika vastane. Lihtsalt kui sul on oma stuudio, kontor, sa saad selle teha niimoodi, et sa ei pea seal ennast kiirguste sees olla. Härsatama. Ja, maandused, varjastused, hästi palju, et saab teha ohutuks. See on see point. Nii et üleskutse kõigile, jah? Et hakkame võimalikult ohutuks oma elu uuesti tegema, et teadlikum elu. Jah. Et me lähme sinna mugavusse nii ära ja see ongi see, me nagu käime nagu zombid juba ise ka ringi. Telefon käes no, et üks hea pilt oli, kus laps istub rongis, niimoodi siis vahib telefoni ja siin on siis see aken ja seal käib sõda. Kõik põleb ja siis laps on nii õnnelik seal telefon. Aga see, nagu ütlesin, see ongi teine maailm, et enamus elavadki ju juba seal telefoni maailmas. No lastel on jah see dopamiini teema. Et see telefon pidi siukse dopamiini laksu andma ja kui ta nüüd, või üldse arvutimäng, see Roblox on ju praegu täiesti hullu maja ja ega me ju täpselt ei teagi, et kui meil need ajuühendused, mis meil tekivad, neuronid ja sünapsid ja kõik ju lapsele ehitab, ma ei tea, kes on praegu väiksed ja kes nüüd kasvavad Robloxi ja telefoniga, et millised nad nagu suurest pärast on. Et ma olen ka sellele mõelnud, vaatan nagu neid seal, kes praegu on 5-10 vanus on ju, et aga miuksed nemad on 20, 30, 40 aastaselt on ju. Päris huvitav. Ei kujuta, jah. Et vaata selline üks multikas on Valli. Valli E. Jah. No vaata seal oli kusjuures päris info, et tehnoloogia arenes nii kaugele, et oli maa peal enam elu ei olnud, prügimägi. Ja siis oli vaja kosmoselaevaga minna eemale, sest siin maa peal ei saanud ju elada. Ja siis saadeti maa peale mingisugune robot, kes kogu läks uurima, et kas elu hakkas taastuma. Ja vaata siis elu taastus, ta tõi tagasi ühe mingisuguse väikse taimekese. Aga millised inimesed olid kosmoselaeva peal? Kõik olid paksud. Nad sõitsid mingisuguse hõljuvate toolidega ringi. Söök tuli ühest mingist august, jook teisest august ja nad ei osanud enam kõndida. Et tegelikult see näitab dokumentaalfilm. mida ju tehnoloogia teeb. Ongi kõik see mugavus, ma ei pea nagu viitsigi enam midagi ei taha. Ja siis seal kosmoselaevas oli ju see, et see
peaarvuti, see ju viitas juba AI-le, kes ei tahtnud seda, kapten tahtis tagasi maale tulla, aga see AI ei tahtnud lasta teda, tahtis kontrollida kõike seal juba. Et no, tegelikult hästi palju infot. Dokumentaalfilm, no. Ei ole mingi multikas. Jah. Põnev ja ma tõesti usun, et see on teema nagu, mis vajab rohkem tähelepanu. Et no, ilmselt kõik on kuskilt midagi kuulnud, on ja? Aga päriselt nagu keegi ikka aru ei saa, mida see päriselt meie organismis teeb, kõik need kiirgused ja kõik mitu kiirgust kokku veel on ja? Ja siin ongi täpselt nagu see, ütleme tuulikute infraheli, madalsagedus, elektrisüsteemi madal, meil ei ole neid uuringuid, et nüüd on siin see põrin, mis oli, madalsagedus ja wifi andmeside kõrgsagedus, meil ei ole uuringuid koos mõjudest. Jah, siin on eraldi on ja. Et kõike võetakse eraldi, aga... Ja kui eraldi on juba nii hull terviseprobleem, siis mis need koos veel on ja? Jah, aga noh, eks see keha ju kogu aeg püüab tervendada, taastada, noh, sellepärast ongi uni on hästi tähtis. Ja siis inimesed ei maga ja scrollivad öösel telefonis ja söövad hommikust õhtuni ja keha peab seedimisega kogu aeg tegelema et see tehnoloogia teeb jah meil seda nii vaimset downgrade'i ja füüsilist. Et kui me teadlikult ei kasuta ja lastele vähemalt ei räägi, no vähemalt räägimegi, et ma ei kujuta ette tulevikku. Hakkame palun natukene taand arenema, et on ju. Ei, no koopasse ka tagasi. No lihtsalt, et muudaks need täpselt kuidagi ohutumaks. Et täpselt sa ütlesid, et see ei ole tehnoloogia. Telefoni puhul ongi nutihügien. Teadlik kasutamine, kaugus. No nagu sa ütlesid, vaata, et see ei ole tehnoloogia vastaan, aga lihtsalt, et saame paremaks kuidagi need numbrid ja asjad. Mulle väga meeldib. Ma lapsena lõhkusin kõik telekad ja kõik, mis sellel all oli laiali. Ja siis uuesti kokku. Jaa. Aga kokku need enam ei läinud. Oi ja, suur aitäh, et sa tulid ja rääkisid. Kas sa tahaksid veel midagi siia lõppu, midagi igale inimesele südamele panna või lisada, et kogu selle kiirguse teemal? Jah, laste puhul, et ma tean, et see on keeruline, sest kui sul on juba narkomaan on konksu otsas, vabandust, et ma halvasti ütlen lapse kohta, aga kui ta on juba konksu otsas, siis sealt konksu otsast maha saada on keeruline, aga ikkagi lastega rääkida, õpetada seda andmeside sisse välja, et telefoni mitte kasutada, kui telefon laeb ja nagu kaugus telefonist ja soovitan vanematel aeg-ajalt vaadata, mida nad telefonist teevad, sest see, mis laps telefonis, mis saite ta külastab, kellega suhtleb, mida ta teeb, see võib üsna kohutav olla. Sest lapsed ei anna endale aru, terve maailm on neil siin, kõik asjad on kättesaadavad. Et soovitan lastega, iseendaga ka tegeleda selles valdkonnas, aga lastele ka pöörata tähelepanu, et lahendus ei ole see, et eriti väikestel lastel, et viskad telefoni kätte, et me ei viitsi tegeleda. Et see on jälle üks mugavuse. Kõigepealt võtke ise ennast ette ja siis lapsed. ja kodus saab teha erinevaid lahendusi, et elektrisüsteem, et kodu oleks sul normaalne keskkond nagu looduses. Ja kes nüüd tahab hakata siis oma kodu paremuse poole muutma turvalisemaks kiirguste suhtes, siis saab ühendust võtta ilusasti interneti kaudu, helisev kodu. Lihtne. Helisev kodu ja muudamegi kõik oma kodud jälle helisevaks ilma kiirgusteta. Just. Aitäh, et tulid. Aitäh, et kutsusid.